kindlasti tasub ära proovida ja jah, tõepoolest on loomi, kes on mul saamas 6-7 rohtu selleks, et tagada normaalne elukvaliteet. Nii et kahjuks enam täpsemalt ma sellele küsimusele vist vastata ei oska. No okei, sa rääkis praegu omanikust, aga et nagu loom on ka tunnetav olend, eks ole, ta kannatab ka nagu omanik, eks ole, et kuidas hinnata looma kannatusi? Kui loom sööb, hingamine ei ole hullusti sagenenud, tundub, et tunneb elust rõõmu, seda omanik oskab sageli hinnata, sest kui on tõesti enam ei söö, on selline õnnetu lötsakas nurgas, siis enamasti on omanike künnis juba ületatud sel hetkel. Siis on küsimus selles, et kas meil on veel midagi rohtudega teha, midagi veel muuta, täiendada, parandada selleks, et proovida veel midagi teha. Sageli on, aga kas omanikud on tahtlikud sealt kaugemale minna, on küsimus. Seega siis südamepuudulikkuse korral, millised mehhanismid rakenduvad? Esiteks adrenaliin selleks, et panna pump kiiremini pumpama. Järgmine mehhanism, kui see on see lühiaegne, kui hunt järgi jookseb, siis paneme adrenaliini põhja selleks, et oleks nagu surve korralik taga. Teine asi, kui natukene on verekogus vähenenud, siis üritame hoida vedeliku organismis, soolaste organismis on seal niin angiotensiin, aldosteroon ja siis viimaseks ka südamelihase hüpertroofia tekke. Ei hakka sellesse füsioloogiasse väga hullusti sügavale minema, aga 3 peamist tegelast. Reniin on neerus moodustatav bioaktiivne aine, mida luuakse siis, kui tuleb signaal, et naatriumi sisaldus seerumis on langenud või vererõhk on langenud. See soodustab angiotensiin 1 tekkimist ja meil olulised tegelased on angiotensiin 1, angiotensiin 2. Angiotensiin 1 on bioloogiliselt mitteaktiivne. See muudetakse südamepuudulikkuse tekkimisel kopsus angiotensiin 2 ja sellest on ka angiotensiini konverteeriv ensüüm, mis on vajalik selleks, et seda muuta. Ja inhibiitorid, enalapriil, penasepriil on tuttavad nimed, ehk siis selles etapis. Ja viimane on siis aldosteroon, mis on steroidhormoon neerupealistest, teda toodetakse ja see on veel omakorda suurendab seda vedeliku tagasi imendamist. Ja nüüd juba lähemalt rohtudest. Kas kell on tegelikult 4:30, on see tegelikult? Kas mul oli kella 5 aega? Okei. Siis kõigepealt teoreetikumid. Teoreetikumid, mida nad teevad, on nad pärsivad naatriumi tagasi imendumist ultrafiltraadist. Ja neerufüsioloogia on selline asi, et kui juba, see on umbes sama jube sõna nagu vektor. Kui keegi räägib füüsikast ja ütleb sõna vektor, siis on kõik paanikas ja lasevad ohjad lahti. Neerufüsioloogia on samasugune. Tegelikult ei ole neerufüsioloogia nii müstiliselt raske midagi. Seal on raske see, et seal on erinevates kohtades toimuvad erinevad asjad. Aga nüüd selliseks äärmuseni lihtsustatud selgitus neerufüsioloogiast on see, et meil tuleb arteriaalne veri neeru sisse, siis meil on neerupääsmake. Neerupääsmakesest põhimõtteliselt praktiliselt kogu kraam, kogu vedelik. Kui keegi on väga füsioloogias tugev, siis teab, et ma valetan. Kogu vedelosa, kogu kraam filtreeritakse välja. Osa verest küll jätkab edasi, kõik ei jõuta sealt välja filtreerida. Ehk siis läheb kõiksugused, läheb plasma, läheb elektrolüüdid, lähevad kõik ained, mis iganes neerust välja oleks vaja filtreerida. Lähevad siit torust alla, ehk siis siit oleks veresoon sisse, veresoon välja ja kogu vedelosa koos kõigega, mis seal leidub, soolad, mineraalid, väikse molekulmassiga ained läheb välja. Selle asja nimi on ultrafiltraat, mis tekib. Ja siis seda torupidi läheb ultrafiltraat alla
ja siis järjest kõigepealt imendub siin esimeses toru otsas suurem osa kraamist imendub tagasi. Kõik, mis tuleks organismist säilitada. Glükoos, aminohapped, tegelikult ka suur osa sooladest, elektrolüütidest, kõik läheb süsteemi tagasi. Osa siiski püsib veel selles juba lahjendatud ultrafiltraadis ja siis erinevates piirkondades, kus imendub välja vesi sellest ultrafiltraadist, kontsentreeritakse selleks, et mitte vett välja kuskab. Siis tuleb see organismi kuskilt tagasi saada ja siin toimub osaliselt selles alanevas lingus vedeliku vee tagasi imendumine. Siis kuskil kohas toimub naatriumi, kaaliumi ja kloori väljapumpamine. Ja siis, mida edasi teda toru mööda läheb, teises piirkonnas on jällegi naatrium, kloor ja vesi. Et erinevates piirkondades toimuvad erinevad asjad, aga põhimõtteliselt on nii, et kõik läheb torust alla ja siis hakatakse häid asju süsteemi tagasi võtma. Ja seetõttu need diureetikumid, kuna enamasti liigub vesi koos naatriumiga, tänu sellele asjale, mida nimelt osmoosiks, siis tegelikult, mida me mõjutame diureetikumidega, on see, kui palju naatriumit antud neeru päsmakeses või neeru osas välja imendub. Ja esimene seltskond, kõige sagedamini kasutatav seltskond on lingudiureetikumid ja lingudiureetikumi, see nimi tuleneb sellest, enne ling on selle asja nimi ja siin, nagu näha, on naatrium, kaalium ja kloor korraga lähevad välja. Lingudiureetikumid mõjuvadki selles osas. Kui me selle noole ära blokeerime, siis on selge, et seal alla minevas torus on rohkem vett, järelikult urineeritakse rohkem välja. Lihtne. Kui siis on meil, ja see lingudiureetikumid on ka kõige tugevama toimega, et kasutades neid umbes 20-25 kuni 20-25% suurem kogus ultrafiltraati väljutatakse uriinile. See protsent ei ole niivõrd oluline, aga lihtsalt, et saada mingisugust aimu, miks erinevad diureetikumid erinevad toimivad. Järgmine seltskond on diasiidid, mis toimivad selles osas ja kuna siin on juba nii suur osa veest välja võetud, siis kui me siin veest ja sooladest välja võetud, siis siin kohas midagi blokeerides me saame väiksema toime. Ja viimane on kaaliumi säästab diureetikumid, mis toimuvad selles osas, erinevate pumpade ja need mehhanismid, millega nad toimuvad, ei ole niivõrd olulised. Aga lihtsalt, et te saaksite aru, mis kuskil toimub. Nüüd, praktiliste kasutamisteni ma tulen küll lõpus tagasi, aga siinkohal tahaks ühte rõhutada, et ma kindlasti ära ei unustaks. Humaanmeditsiinis väga sageli diureetikumide kõrvaltoimeks on kaaliumi, hüpokaleemia, ehk siis, et väljutatakse liigselt kaaliumi. See nii kaua, kuni meie patsiendid söövad enam-vähemgi viisakalt, siis enamasti neil kaalium ei lange isegi alla normi mitte. Kui teil on mingil põhjusel kahtlus, et kaalium langeb alla normi, võtke jumala eest vereproove, veenduge, et see kaalium on alla normi, enne kui te lisa andma hakkate. Kui te lisa andma hakkate, siis mitte mingil juhul, rõhutasin sõna mitte mingil juhul ärge andke, mida inimestel soovitatakse, viinamarjale sageli neil. Sööge rosinaid, see on kaaliumile hea. Ja mitte mingil juhul ärge neid andke selles mõttes, et rosinad põhjustavad teadmata põhjustel koertel neerupuudelikkust ja uskuge mind, et me ei taha neid koeri, kellel on niigi südame ja veresoonkonna häda küljes veel anda neile lisaks neerupuudulikkusest, sest need loomad on täielik katastroof ravida. Ja seetõttu, kui te kahtlustate, et kaalium on all, võtke vereproov, veenduge ja andke mingisugust kaaliumi preparaati, humaanist täiesti tablettina müüdavaid kaalium tablettina andke juurde. Tahtsin selle südamelt ära välja. Ja nüüd saan edasi minna AC inhibitorite juurde. Ma tulen nende praktiliste näpunäidete juurde hetke pärast tagasi. AC inhibitorid. Kõigil südamerohtusel on mitu funktsiooni, nad ei tee ainult ühte asja. Võib-olla diureetikumid on kõige selgem
jah, põhjustavad diureesi. Tegelikult ka diureetikumidel on väga mitmeid muid mõjusid. Sest kõik, mis mõjutab seda reniin, angiotensiin, aldosteroon süsteemi, siis pikas perspektiivis oleks hea, kui südamelihas läheks tugevamaks. Ja reniin, angiotensiin, aldosteroon süsteem osaliselt selle nimel ka tegutseb. Ta põhjustab südamelihasrakkude hüpertroofiat, mis on hea siis, kui hunt on hammustanud jala ära ja ikka tasapisi veel veri lekib. Pikemas perspektiivis oleks hea, et süda kompenseeriks sellega, et pump oleks tugevam. Kroonilise südamepuudulikkuse puhul on probleem selles, et see ei aita. Seda lihast ei saa tugevamaks teha, kuna seal tekib paratamatult müokardi isheemia. Ja nüüd väikene killukene tagasi füsioloogia kursusesse oli see, et alguses maksas toodetakse angiotensinogeeni, sellist valku, ehk siis nagu nimi ütleb, on miski, millest on võimalik tulevikus teha angiotensiini. Angiotensiin, nii nagu nimi ütleb, põhjustab veresoonte tensiooni pingsust ehk siis vererõhu tõusu, aga selleks on alles angiotensiin 2. Reniin muudab angiotensiinogeeni AT1 ja nüüd oleks küsimus, et kui me saaksime selles kohas juba katkestada, siis oleks ju eriti hea seda raassüsteemi käivitumist. Ja tegelikult on ravimid olemas veterinaarias veel mitte väga laialt on reniini blokaatorid ka olemas. Meie sihtmärk on see vahe, ehk siis ACE inhibiitorid, angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid, sest edasi AT2 põhjustab vererõhu tõusu, suuremat koormust südamele ja seetõttu kroonilise südamepuudulikkuse valguses on paha. AC inhibiitorite kasutamine ei ole nii lihtne ja üheselt mõistetav, et mida me siis nagu, kuidas me mõõdame seda, et me saavutasime soovitud efekti. Diureetikumidega on lihtne. On kopsuturse, alustame diureetikumidega, kopsuturset röntgenpildi peal enam ei ole. Hästi, me oleme saavutanud seda, mida me tahtsime. Angiotensiiniga, kuna need muutused on pikemaaegsed, siis sageli ei ole meil mingisugust sellist väga head mõõdupuud. Ja sageli me lihtsalt alustame nendega ettenähtud doosis ja loodame, et meie kasutatav doos on sobilik. Küll aga peab arvestama, et nad võivad põhjustada vererõhu langust ja seetõttu hea oleks veenduda, et vererõhk on normaalne. Sageli sellises igapäevases praktikas see ei tule kõne alla ja sageli see perifeerne vererõhk ei ole nii usaldusväärselt mõõdetav loomadel nagu inimestel ja seetõttu tavaliselt, kui teil on selline rõõmus koer, siis võib oletada, saba liputamise järgi võib oletada, et on vererõhk normaalne. Aga kui on ikkagi selline õnnetu ja lõtsakas, siis tingimata vähemalt kohe AC inhibiitoritega alustama ei julgiks, sest võib põhjustada hüpotensiooni. Hüpotensioon või madalat vererõhku omakorda võib põhjustada seda, et neerude verevarustus läheb viletsamaks ja seega koer, kellel oli südamehaigus, saab nüüd lisaks ka veel, või südamepuudulikkus saab lisaks ka neerupuudulikkus. Eelviimane punt on aldosterooni antagonistid ja kui te mäletate seda neerupilti, siis need olid need, kes siin tagumises päris selles viimases toru otsas põjuvad. Ja nendest on diureetikumidest on spironolaktoon see ja kui te mõtlete spironolaktoonist kui diureetikumist, siis see ei ole peamine näidustus, milleks seda kasutatakse. Pigem aldosteroon, mida ta paha teeb organismis, on see, et ta põhjustab südamelihase remodelleerumist, südamelihase paksenemist, kõike seda negatiivseid muutusi, mis seda südamele koormust suurendavad ja seetõttu spironolaktooni pigem kasutatakse selle näidustusele. Ja viimane seltskond
enne kui ma väga põgusalt hüppan üle ka arütmiavastastest, aga nendesse ma enam tagasi ei tule täna rohkem siis, on inodilataatorid ja fosfodiesteraas 3 jällegi nii ilusat suvepäeva, nii hilist tundi peale lõunat. Raudselt ma ei hakka teile rääkima sellist füsioloogiat, kus seda fosfodiesteraasi laiali seletada. Küll aga fosfodiesteraas on seotud kahe asjaga. Üks asi on see, kui hästi südamelihase need kontraktiilsed osad suudavad reageerida olemasolevale kaltsiumile. Ehk siis selleks, et lihas kontraheeruks, peab olema lihases teatud kogus kaltsiumi. Kui seda on liiga vähe, siis kontraktsioon ei toimi. Kui seda on liiga palju, siis võib tekkida probleem lõõgastumisega. Ja inodilataatorid, fosfodiesteraas on üks nendest valkudest, mis reguleerib seda, kui hästi lihas suudab sellele olemasolevale kaltsiumile reageerida. Ja teine selle fosfodiesteraasi tulemusena veresoonte silelihased ahenevad, tekib selle tulemusel tõuseb vererõhk. Ja kui need ongi need kaks põhjust, miks me kasutame inodilataatoreid, esiteks siis vererõhu langetamine ja teiseks selle pumbafunktsiooni laiendamine. Ja võib-olla mõnel tekkis küsimus, et aga mis rohud need on, siis kõige tüüpilisem esindaja sellest seltskonnast on pimobendan, mida vetmediini nime all müüakse. Digitaalisest vasodilataatoritest ja rütmihäirete vastastest ma ei hakka täna pikalt ilmselt üldse rääkima. Need on teil loengumaterjalides olemas ja vasodilatatsioon on kaks osa vasodilatatsioonist. Üks on arteriaalne vasodilatatsioon, mis on oluline selleks, et mida jämedam on toru, seda kergemalt sinna sisse pumbata. Kui pump on viletsas korras, siis laiendades südamest välja tulevaid veresooni peaks ju teoreetiliselt kergemaks minema. Venodilatatsioon on oluline selleks, et kui liiga palju tuleb verd südamesse sisse, südam ei jõua nii kiiresti ära pumbata, siis kui ma enne tõin Tallinna näite, et bussiga saaks ka edasi. Venodilatatsioon on põhimõtteliselt pargi ja maksa. Mis asi see on? Pargi ja sõida. Mis moodi see bussiga teil on seal? Pargi ja sõida, just. Ehk siis venodilatatsioon on sisuliselt pargi ja sõida. Kui me põhjustame veenide laienemist, siis sinna mahub seda ülearust verd ja seetõttu südamel on kergem. Kõige tüüpilisem, mida kõik teavad, on see sinatne, tahtsin öelda dünamiit, aga nitroglütseriin. Et kui inimesed tunnevad, et hakkab hinge matma, võtavad nitroglütseriini, nitroglütseriin põhjustab venodilatatsiooni, selle tulemusena südamel hakkab kergem, süda saab normaalsemalt toimida ja sellest kriisist saab üle. Arütmiamadest ma lubasin, et ma täna veel ei räägi, siis sellest tuleb veel juttu, need on olemas teil slaididena, aga tuleks siis praktilisemate küsimuste juurde, ehk siis need, mida sageli küsitakse, kui palju ma annan, miks ma annan, millal ma annan, millisele loomale anda. Ja alustan teoreetikumidest, sest nii nagu kunagi üks kolleeg loengus küsis, et kui te peaksite sattuma üksikule saarele 100 Dobermanniga ja te võiksite piiramatus koguses võtta kaasa rohtu, aga ainult ühte rohtu, mis rohi see oleks? Ette parmi tahal, kui on ilus ilm. Et ei peaks tööd tegema. Aga furosemiid tõenäoliselt oleks südamepuudulikkuse puhul see kõige olulisem ravim. Oluline
oluline on see, et ei alustataks liiga vara. Millal on õige hetk alustada diureetikumia? Siis, kui on miskit moodi tõestatult loomal tekkinud südamepuudulikkus. Loomal tekkinud kopsuturse, kui me räägime vasakpoolsest südamepuudulikkusest. Kuidas sellest aru saada? Kas köhimine on piisav? Kes alustab furosemiidiga siis, kui koer köhib? Kes alustab furosemiidiga siis, kui loomulikult kahtlustatud südamehaigus ja südamepuudulikkus, vasakpoolse südamepuudulikkus. Kes alustab siis, kui on näiteks röntgenpildi peal kopsuturse? Kui paljud mõõdavad või lasevad omanikul mõõta puhkeolekus loomal hingamissagedust? Sellised need 3 kriteeriumid. Nüüd esimene asi, köha võib olla hea kriteerium, võib olla mitte kõige parem kriteerium, kuna sageli köha põhjusena, kui me räägime mitraalklapi või ka dilatatiivse kardiomüopaati korral, köha põhjustab hoopis suurenenud südame surve bronhioolidele ja bronhidele. Ehk siis vasakoda läheb nii suureks, et ta surub bronhid kokku ja see ääritab köharetseptoreid ja see põhjustab köha. Ja nüüd võib vastu vaielda, et aga kui ma annan sellisele koerale furosemiidi, siis ta ju jätab köhimise järgi. Osaline tõde. Tegelikult tõenäoliselt see koer jätab köhimise järgi sellepärast, et ta südamemõõtmed vähenevad umbes 7% tänu sellele furosemiidi. Ehk siis süda läheb natukene väiksemaks. Mõned köharetseptorid ei ole enam nii ärritatud ja sellepärast jääb köha järgi. Mitte sellepärast, et see koeral oli kopsuturse. Kui röntgenpildi peal on kopsuturse, tüüpiline kopsuturse koera puhul algab ilusasti, lateraalpildil on näha südame baasilt hakkab selline vahune vatine ala väljapoole minema. Koeral on kõik kliinilised tunnused, hingamissagedus on tõusnud, koer köhib, siis tõenäoliselt, ja tal on sobilik haigus ka, siis tõenäoliselt on ta kopsuturse. Annate rohtu, koer jätab köhimise järgi, teete 6 tundi hiljem pildi vaatate, et pildi peal pole mitte midagi muutunud. Sageli ei pruugi väga oluliselt või 6 tunniga muutuda, see võib võtta aega kuni 24-48 tundi, et pilt ilusamaks läheb. Kui koer läks ilusamaks, siis saatke ta vahepeal koju. Viimane ja kõige tundlikum asi on hingamissageduse mõõtmine kodus rahuolekus. Puhkeolekus hingamissageduse mõõtmisel Miina, kas Kardalist mitte teie või mitte? Kardalis ei ole sellist enne. Okay. Et puhkeolekus hingamissageduse mõõtmine on tõestatud kõige tundlikum meetod varase kopsuturse tuvastamiseks. Nüüd võib küsida, et aga miks üldse sellest rääkida, et milles on küsimus, et annan furosemiidi, las sööb, ega midagi hullu ei juhtu. Aga kui teil on nüüd see koer, kes istub aia peal ja mõtleb, et ühel pool on kopsuturse ja teisel pool ei ole kopsuturse, et mõtleb, et kuhu poole ma nüüd kukuks. Siis, kui te annate furosemiidi, mis juhtub organismis? Annate furosemiidi, te vähendate vedeliku kogust, kuskil kohas on mingisugune andur, mis ütleb organismis, et vedeliku kogus väheneb, käivitame süsteemid selleks, et säästa vedelikku, selleks, et keerata pumpa tõsisemalt tööle, ehk siis te aktiveerite reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi, ehk siis raassüsteemi. Koer, kes istus aia otsas ja ootas, et kas minna puudulikkusesse, nüüd te tõukasite ta üle. Sellega, et te andsite rohtu liiga vara. Aga nüüd võib ju öelda, et aga mis siis ikka, mis me südamepuudulikkuse korral, mis rohtu me talle anname? Esimene asi furosemiidi. Ja nüüd me oleme juba ju õigesti andnudki, tal ongi ju furosemiid peal. Aga see koer oleks tõenäoliselt seal aia otsas veel istunud, võib-olla nädalaid, võib-olla kuid, ideaalsel juhul veel aastaid ja oodanud, et äkki läheks puudulikkusesse või mitte. Ja teie tõukasite ta üle aia, jah, te püüdsite ta kinni, aga ta jõudis puudulikkusesse liiga vara. Okay? Seega, selline jubedalt kahisev vana koer natukene köhib ka. Laske omanikel mõõta hingamissagedust kodus. On olemas ka iPhone'i äpid selleks täiesti
Cardalist, CARDALIS on üks selline väga hästi toimivad, omanikele meeldib seda teha. Väga sageli ma kirjutan furosemiidi neile välja ja ütlen, et enne ei ole vaja andma hakata, kui hingamissagedus on tõusnud. Või isegi niimoodi, et ma ei kirjuta neile furosemiidi väljagi, vaid ütlen, et kui hingamissagedus tõuseb, siis helistage, tulge uuesti näitama. Ja siis, kui teid röntgenpildi ja on, siis on hea põhjus alustada diureetikumid. Sekventsiaalne nefroni blokaad, jube sõna, aga see tegelikult on lihtne kontsept. See on see, et me alustame diureetikumidega, mis toimivad võimalikult selle toru algusotsas. Ehk siis me alustame furosemiidiga. Ühel hetkel meil enam seda toimet ei ole, me ei saavuta sellist toimet. Siis me lisame juurde järgmises kohas toimivad diureetikumid, diasiidid, kolmandana spironolaktooni. Selleks, see on nüüd natukene vastus Kenno algsele küsimusele, et kui kaugele tasub minna. Ja see on sageli see, et kui neerud veel kannatavad, diureetikumid enam ei hoia seda kopsuturse kontrolli all, siis tasub lisada juurde mõni teine diureetikum ja sageli saavutatakse sobilik efekt. Loomulikult sellisel juhul te peate jälgima neeru näitajaid, sest sellega on väga lihtne ka loomad neerupuudulikkusesse ajada. Kellel on kapis torasemiidi? Ärge seda kappi ostigi. Mul on kapis torasemiidi. Torasemiid on ravim, mis on 10 korda võimsam kui furosemiid ja sellega neerusid vastu taevast lasta on väga kerge. Seda ma kasutan nendel, kes on tõesti nii hullus puudulikkusest, väga ägedates puudulikkustest. Kui te olete harjunud tegelema sellise suhteliselt emergentsi tööga, et tõesti, kui teie igapäeva töövahenditesse on lisahapniku andmine ja sellised väga ägedad agressiivsed ravimeetodid, siis te ilmselt teate, mida torasemiidiga teha. Sest kui te kuskilt loete, et torasemiid on 10 korda madalamaid doose tuleb kasutada kui furosemiid, siis miks mitte